Ma tegin endale mõni aeg tagasi ühe sellise hästi põneva nimekirja. Nimekirja asjadest, ma panin pealkirjaks, et mida oleks võinud keegi mulle öelda väga palju aastaid tagasi. Ja siis mul tekkis selline tunne, et oota, alustuseks väga hea, et keegi mulle neid asju aastaid tagasi ei öelnud, sellepärast et kogu see sihuke katse-eksitusmeetodil teekond ja see selline lahenduste otsimine, seoste loomine, see on hullult palju mind kasvatanud, ilma selle kõigeta ma ei oleks täna sinuga siin ja mul täitsa meeldib sinuga täna siin olla. Aga mul tekkis idee, et oota, aga mis siis, kui nendest asjadest võiks täna kellelgi kusagil kasu olla? Ja siis ma mõtlesingi, et aga miks mitte, teeme proovi, jagame neid asju. Ehk siis, kui me räägime nüüd ettevõtlusest, siis üks asi, mida ma oleks tahtnud, et keegi oleks mulle öelnud juba aastal 2009 või 2010, tundub jabur, uskumatult pikk teekond, aga ma arvan, et see teekond oleks olnud täiesti teistsugune, kui keegi oleks mulle siis öelnud, kui oluline on kavatsus. Kui oluline on see sügavam miks. Ja ma ei räägi praegu sellest mõistuse tasandil miksist. Me kõik teame neid õigeid vastuseid. Noh, et miks sa tahad ettevõtjaks hakata, tahan rohkem vaba aega, tahan rohkem vabadust. Come on, nagu ettevõtlus vähemalt alguse faasis on nagu kõike muud kui vabadus. Sa oled nagu mitte ükski tööandja ei saa sind niimoodi orjastada, nagu sina ise ennast ettevõtjana. Alguses me ei räägi mitte mingisugusest ajalisest ega rahalisest vabadusest. See on tegelikult üks illusioon, mida ma täiega tahaks kuidagi kõmmutada. Et jaa, on küll erandeid, on küll neid inimesi, kes saavad kohe millegagi alustada ja siis nagu kuidagi teevad seda säravat tähelendu, aga väga tihti see teekond on hoopis teistsugune. Et ei ole nii, et täna hakkasin tegema ja siis nagu 3 päeva pärast on mul juba mingi 1 miljon käes ja järjekord ukse taga ja siis olengi nagu kohe üle linna tuntud, on ju. Ja see on tegelikult ka üks sellistest illusioonidest, mis hästi tihti käib kaasas. Noh, täna sotsiaalmeedia panustab sellesse hästi palju, on ju. Noh, et ettevõtja see tüüp mojitoga kuskil rannas ja siis nagu lihtsalt vaatab, kuidas raha voolab kontole. Ja täna siis seda seostatakse hästi palju AI-ga, et kuidagi teed ükskõik mida hästi lihtsalt väikese pingutusega ja siis lihtsalt naudid vilju. Ja väga palju näidataksegi seda viljade nautimist, aga väga harva räägitakse sellest, et noh, mis see siuke taustal olev värk on. Ja ma olen sinuga täiesti aus, et ma arvan, et kui keegi oleks mulle, jällegi, see on samast kategooriast, ma üritan kõike mitte samasse videosse panna, aga kui keegi oleks mulle öelnud, kui ma oleks ette teadnud, milline see teekond saab olema ja kui kuradima raske saab mingitel hetkedel olema, ma ei ole kindel, kas ma siis oleks öelnud jah. Ja ma olen palju mõelnud ka, et nagu võib-olla millistele asjadele ma täna ei ütle jah, enam sellepärast, et minevikus on nagu nii retsilt raske olnud. Aga suure tõenäosusega sinu teekond saab olema täiesti teistsugune kui teiste inimeste teekond, sellepärast et kui sa ka võib-olla oled hästi inspireeritud mingite teiste inimeste elulugudest või siis püüad kuidagi nende antud tarkuseid üks-ühele enda ellu või enda töövaldkonda või enda ärisse rakendada, siis arvesta sellega, et kui sina just ei ole sama inimene, samade loomuomaste annetega, samade tutvustega, sama ettevalmistusega, samal ajal samas kohas, siis suure tõenäosusega see, mis tema puhul toimis, üks-ühele sinu puhul ei toimi. See on ülioluline asi, aga tuleme tagasi selle juurde, et kavatsus on oluline, miks on oluline. Ja ühed on siis need pinnapealsed miksid. Noh, et tahan kuidagi midagi paremaks muuta, tahan panustada ja tahan ise rohkem ajalist, rahalist, asukohalist vabadust. Niisugune absoluutne klassika. Nüüd selle taustal on meil sügavamad miksid, need alateadlikud kavatsused. Ja üks asi, mida mulle väga palju aastaid äriorganisatsiooni konstellatsioone, tegelikult konstellatsiooni igas formaadis on õpetanud ja näidanud, noh kõigepealt jällegi isiklikud teemad, hiljem siis juba väljaõpe ja töö inimestega, et seal taustal on meil palju sügavamaid, palju varjatumaid mikse, neid tagamaid ja põhjuseid. Ja üldjoontes ettevõtjaks ei hakata sugugi sellepärast, et mul on mingisugune anneoskus, mingisugune idee ja siis ma tahan nagu midagi nii-öelda anda, vastu saada raha, mida ma siis omakorda maksan endale välja selleks, et parandada enda elu kvaliteeti. Ja seal taga on nagu, me võime võib-olla kunagi, kui sulle pakub see huvi teha mingisuguse eraldi video, kus me räägime nendest
alateadlikest miksidest. Ma täna võib-olla käin korra põgusalt, mainin sulle põgusalt neid, aga seesama alateadlik sügavam kavatsus. Ja ma olen hästi tihti sellest rääkinud, eeskätt siis võib-olla mingitel arenguteekondadel või koolitustel, et alateadlik kavatsus on ühest küljest justkui nagu seeme, et kui sa nüüd paned mulda porgandi seemne, siis sellest sa tammepuud kasvatada ei saa. Ja porgand kasvab hoopis teistmoodi, kui kasvab tammepuu. Nüüd, kui sa külvad tammepuu, tammetõrru, kui sa paned tammetõrru mulda, siis sa ei oota, et 2 kuu pärast on sul võimalik vilja maitsta ja tead, mis tammed tegelikult nagu ei kanna üldse vilja, on ju. Mis tähendab seda, et see võib olla väga suur pettumus, kui sa ootad vilja, aga tegelikult topid tammetõrusid mulda kogu aeg. Sama asi on nüüd see, et oletame, et kui sa tahad ilusat lille, aga tegelikult külvad hoopis neid sammu porgandi seemneid, on ju, siis nagu porgand ei ole kuigi ilus lillena, porgand ei ole lill, on ju. Et kui oluline on tegelikult teada, et mida sa tahad luua ja mida tuleb selleks külvata. Nüüd midagi sina oma ettevõtmistes külvad. Iseasi on nüüd see, kui teadlik sa oled sellest, et mis on siis see selline alateadlik kavatsus. Teine asi, kuidas ma olen seda kirjeldanud, teine selline kujundlik näide on see, et raudselt oled sa kunagi mingit taigend kokku keeranud ja parimal juhul, kui sa oled seda kunagi teinud, siis niimoodi, et sa mitte lihtsalt ei osta poest seda pulbrit, ei sega seda vee või piimaga ära, vaid ikkagi nagu seganud erinevaid komponente sinna, siis sa tead, et kõik see, mida sa sinna lisad, hakkab teatud mõttes nende küpsetiste maitsest läbi kumama. Et kui sa lisad taignasse kaneeli, siis see kaneel hakkab läbi kumama, vahet ei ole, mida sa siis, kas sa teed mingi koogi või saiakese, vahet ei ole, kuidas sa seda taigend kasutad, aga see kaneel hakkab igalt poolt läbi kumama. Ja nüüd sama asi on tegelikult ka sinu ettevõtmisega, sinu ettevõttega ja minu jaoks ettevõtted, organisatsioonid on palju rohkem elavad organismid kui lihtsalt mingisugused juriidilised kehad ja loogiliste, ratsionaalsete seoste jadad. Eriti siis, kui sa oled selline väikeettevõtja ja kui sinu tegevus, see, mida iganes sa lood või toodad või millist teenust sa pakud, on seotud sinu endaga ja kui sina oled ka selle ettevõtmise nii-öelda nägu, et sina oledki see bränd, siis väga suure tõenäosusega sinu alateadlikud kavatsused, sinu ettevõte töötab sinu heaks. Ja sinu ettevõte töötab sinu heaks mitte ainult niimoodi, et ta toodab sulle siis raha, millega sina saad oma elukvaliteeti parandada, vaid sinu ettevõte töötab sinu heaks ka selles võtmes, et sinu ettevõte aitab sul nähtavale tuua sinu arengukohad, sinu alateadlikud uskumused, sinu piirangud. Sellepärast ma ütlengi, et selline teadlik ettevõtlus on üks parimaid enesearengu vorme lapsevanemluse kõrval. Nüüd, kui sina ei tea, mida sa sinna taignasse segasid ja come on, minust sai ettevõtja kohas, kus mul on tõrna aimuga, mida ma sinna taignasse segan. Aga see kumas nagu kogu aeg läbi ja olemasolevat taigent on võimalik muuta. Seda on muidugi jällegi mõnevõrra keerulisem, see on jällegi põnevam muuta, kui et nii-öelda alustada juba õigesti. Ja alustada õigesti, see tähendab seda, et ma tean, et ma tahan kasvatada porgandid ja siis ma külvan porgandi seemneid. Aga jällegi. Muutus saab alguse tegelikkuse tunnistamisest. Ehk siis, mul oleks olnud väga hea meel, kui keegi oleks mulle juba minu teekonna alguses öelnud, et kuule, sellest, kuidas sa täpselt selle ära pakendad või kuidas sa seda täpselt teed või kui palju sa seda teed, on tegelikult väga palju olulisem see, mida sa sinna taignasse segad või millise seemne sa sinna mulda paned. Sellepärast, et see, mida sa külvad või siis mida sa taignasse segad, hakkab igalt poolt läbi kumama. See saab olema ka see, mida sa nii-öelda siis kasvatad ja mille vilju sa saad hiljem ka lõigata. Kui sa kasvatad tammepuud, siis sa sealt õunu või pirne või ploome mitte kunagi ei saa. Kui sa tahad saada õunu või pirne või ploome, tuleb külvata teistsuguseid seemneid, istutada teistsuguseid istikuid. Nüüd, mis on selline võib-olla, kui nüüd tuleme korra kujundlikest näidetest rohkem tagasi päris maailma. Kui sa kunagi näiteks alustasid ettevõtlusega selleks, et ellu jääda. Ja ma tegelikult üks sellistest alateadlikest põhjustest, kui ma hästi isiklikult endast räägin, siis üks asi oli see, et ma tahtsin oma lapse isale, kellega ma tolles hetkes olin lahku läinud,
näidata, et näe, ma suudan ka, ma saan ise hakkama. Ehk siis mul oli seal sihuke natuke nagu selline ärategemise tõestamise koht ja teisest küljest mul oli vaja ellu jääda. Et minust sai alguses ettevõtja tänu siis minu hobile, mis on väga ohtlik koht, tulen sinna ka kohe tagasi. Et mulle meeldis, mul on väikesest peale meeldinud, noh, 2 asja, mis mind on saatnud: eneseareng ja siis millegi loomine, millegi oma kätega tegemine. Noh, teine pool sellest on siis olnud kirjutamine, nagu sa näed, et kuidagi kombo sellest kõigest saadab mind tänaseni. Aga mulle on hästi meeldinud midagi oma kätega luua ja tagantjärgi ma võin öelda, et see tõenäoliselt oli mingi alateadlik eneseteraapia vorm. Ja ma tegin ehteid. Ja siis ühel hetkel jällegi sõprade kuidagi innustusel ma jagasin, ma näitasin neid, tegin Face'i lehe, tuli välja, et inimesed tahavad need endale saada, noh ja nii üks asi viis teiseni. Ja samas ma olin ka üksik ema. Sellel hetkel, kui ma oma ettevõtte lõin, ma arvan, mul poeg oli äkki mingi 10-kuune, võin natuke praegu eksida, aga ta oli pisike. Ja ema palk oli läbi saamas, lasteaia kohta polnud saada, mul oli vaja ellu jääda. Mul oli nagu päris palju kohustusi ja noh, siis marginaalne sissetulek ja pane pilt kokku. Mis tähendab seda, et ellujäämine vajadus tõestada kumasid läbi sellest, mida ma tegema hakkasin. Lisaks sellele, mina tegin ettevõtte selleks, et mul oleks võimalik tegeleda oma hobiga. Ja alustuseks, kui sul on vaja ellu jääda, kui sa segad nüüd oma ettevõtte taignasse sisse ellujäämise, siis su ettevõte tõenäoliselt toob sulle piisavalt palju raha sisse, et sa saaksid ellu jääda, aga mitte kasvada, areneda, elada. Need on väga erinevad asjad. Ja võimalik, et nüüd needsamad minu jagamised, mingid näited aitavad sul võib-olla natuke teadlikumalt vaadata seda, mida sinu ettevõte, mida sinu ettevõtmine sulle peegeldab, sulle näitab. Ja hästi tihti, noh, teatud mõttes nagu läkski hästi, et seal oli see mingi periood, kus ma nagu tõestasin, näed, ma saan hakkama, ma suudan. I can do it. Siis tuli järsk langus sinna ellujäämise faasi ja siis tuligi nagu raskelt ellu jääda. Ja siis sellesse samasse kompotti oli tegelikult segatud alguses ka see, et aga tegelikult ma tahan ju lihtsalt tegeleda oma hobiga. Ja kui sa nüüd teed ettevõtte, mis tegelikult peaks olema selline jätkusuutlik elusorganism, kes suudab piisavalt palju genereerida raha siis ettevõtte jaoks. No tegelikult on sul nagu erinevaid ressursse, ka tunnustus ja tähelepanu, kõik need asjad on ka ressursid. Taaskord, kui see on põnev teema, ei tea, jaga, küsi, siis mul on ka mingit sisendit, millest rääkida. Aga raha on ettevõtte jaoks üks olulisemaid kütuseid. Ettevõte ei saa kasvada, areneda ja ei saa ellu jääda, kui ei tule peale raha. Ja ettevõte peab siis midagi andma välisesse keskkonda klientidele ja siis vastu võtma selle eest raha. Nüüd osa sellest rahast ilmselgelt peab minema sulle või siis teistele inimestele, kes selle ettevõtte toote-teenuse osutamisesse panustavad. Ja mingi osa sellest rahast peab jääma siis ka ettevõttesse selleks, et see organism saaks kasvada, areneda. Kõlab? Nüüd, hobi on hoopis midagi muud. Hobi energeetiliselt juba, jällegi, kui sinu hobist sai ettevõtmine, siis ole hea ja pööra tähelepanu sellele, et mida siis hobi sinu jaoks tähendab. Aga hobid tavaliselt on asjad, millele me maksame peale. Hobid ei ole tavaliselt need, millega me raha teeme, hobid on tavaliselt need, mis toidavad meie hinge. Nüüd, kui sinu äri võrdub hobi, siis suure tõenäosusega maksad sa kogu aeg sellele peale. Teed ja maksad ikkagi peale. Mul oleks väga põnev teada, kas see seos kuidagimoodi peab paika ka sinu puhul, sest et ma tean, et on hästi palju inimesi, kes on teatud mõttes nagu minagi, alustanud sellest, et nad on hästi kirglikult suhtunud millessegi ja siis ühel hetkel on see saanud mingisuguse suurema mõõtme, ja siis sinna taha ongi tulnud see sihuke OÜ või mingisugune juriidiline keha ja siis see asi on omandanud nagu ettevõtte sellise mastaabi või vormi. Ja siis on tulnud panna see hind taha ja siis on üldse hästi kummaline, see on muide hästi kummaline, et kui sul on nagu mingisugune hobi, siis ometigi selle eest on ju väga keeruline küsida raha, et ma teen seda, mida ma tahan teha ja mis valmistab mulle rõõmu ja siis nagu kuidagi see raha selle eest, et ei, jälle alateadlikud seosed on ju. Me räägime hästi palju alateadlikest seostest, et üldjoontes meil Eestis ikkagi teed raha raske tööga ja mingid õiged asjad, tuleb teha õigeid asju ja võib-olla pingutada palju, teha neid õiget moodi ja vot siis selle eest saab raha. Ja väga tihti,
kui me räägime sellisest tööst ja hobist, ütlen kohe, et soovitan sul hakata mängima erinevate sõnadega. Aga kui me räägime tööst ja hobist, jällegi tasub teada, mis on selline energeetiline foon, energeetiline tähendus erinevatel sõnadel. Aga töö on tavaliselt see, mida me siis teeme selleks, et saada raha. Me kuidagi anname midagi ja siis me saame midagi selle eest vastu. Üldjoontes on see ka siis kokku lepitud. Ja väga tihti tööd on meid vähemalt Eesti kultuuriruumis õpetatud tegema kellegi teise heaks. Ehk siis kusagil on see ülemus või mõisapidaja või orjapidaja või kes iganes. Nüüd, hobi on tavaliselt see miski, mida me teeme enda hinge jaoks, mis täidab ja toidab ja laeb meid energiaga. Siis vanasti see toimis nii, et selleks, et teha vastumeelset tööd, mis oli soovitatavalt hästi tasustatud, siis hobi oli see miski, mis nagu kuidagi andis seda energiat. Et kuidagi kusagil laadisin oma akud täis ja siis mul oli energiat, mida siis minna ja panustada võõraste püramiidide ehitamisesse. Nüüd ettevõtja on hoopis teistsugune nähtus ja see on, siin on tegelikult nii palju asju, mida keegi oleks võinud mulle kunagi öelda, aga mitte keegi ei öelnud, ka siis, kui ma mingid ettevõtluskoolitusi läbisin või ennast selle valdkonnaga kurssi viisin. Ja see ongi hästi huvitav, et minu selline praktiline psühholoogia haridus oligi nagu kombo sellisest enesearengust, psühholoogiast ja tegelikult ka ettevõtlusest. Ja täna ma saan aru et kui palju olulisi asju oleks võinud keegi mulle seal siis mainida. Taaskord ei mingit protesti teekonna vastu ja kui oleks olnud asjad teisiti, ma ilmselgelt seda praegu sinuga ei jagaks. Ja see on olnud üliäge teekond ja kes seda teab, kuhu see teekond veel välja viib. Aga et ettevõtlus ja nähtus nimega ettevõtja on hoopis midagi muud kui töötaja või siis see tüüp, kes tegeleb oma hobiga. Nüüd see tüüp, kes on töötaja, tema, kindlasti seda kuulnud, et see mindset on hästi erinev. Töötaja mindset on hoopis midagi muud kui ettevõtja mindset. Ja nüüd inimene, kes tegeleb oma hobiga, seal on hoopis teine mindset taga. Nüüd, kui sina oled töötaja, siis see töötaja mindset on kui palgapäevast palgapäevani teen ära selle, mis on minu kohustus, mis on minu vastutus. Sisuliselt üldjoontes töötaja mindset on ikkagi see, et minimaksi on ju. Ja ma minimaalse pingutusega tahan saada maksimaalselt palju ja ma ootan mingisuguseid korraldusi, keegi ütleb mulle, mida tuleb teha, mina teen selle siis soovitatavalt võimalikult hästi ära ja siis on nagu mingisugune kokkulepitud tasu, mis ma selle eest saan. Hobi on tead, siis kui mul on aega, siis kui mul on õige tunne, tegelen sellega siis, kui ma tahan tegeleda, tegelen selleks, et see täidaks, toidaks mu hinge, saan sellest energiat, vahet ei ole, mida teised kuidagi nagu kas teistele meeldib ja meeldi. Hobi eesmärk ei ole raha lauale tuua. Hobi eesmärk ei ole tegelikult ka nagu kasvada, areneda ja jah, oma hobide tulemusel me võime väga palju panustada keskkonda, ma olen ilmselgelt seda teinud, on ju, aga tihtipeale siis tekib siin vajadus tekitada töökoht juurde. Et kui ettevõtlus, kui see, mida sa ettevõtlusena teed, on sinu hobi, siis suure tõenäosusega varem või hiljem hakkad vajama täiskohaga töökohta selleks, et seda rahastada. Ja see ei ole ettevõtlus. Nüüd ettevõtlus on omamoodi nähtus ja selline ettevõtlik mindset, mul väga hea meel, et on väga palju inimesi, kes täna jagavad oma kogemusi, kes hästi palju panustavad sellesse valdkonda, kes hästi palju julgustavad seda sisemist muutust looma. Ja see on minu jaoks mitte nagu üks koolitus, vaid see on väga pikk nagu kestev teekond, see töö iseendaga, hästi paljude alateadlike uskumuste, mõttemustrite muutmine, sellepärast et ettevõtjana sa ei saa mõelda, sa ei saa toimetada nii nagu tüüp, kellel on lihtsalt äge hobi, mida ta tahab teistega jagada. Et stiilis, et mul täiega meeldib sokke kududa ja vaadake, kui ägedaid sokke ma kudusin ja selleks ma saaksin rohkem sokke kududa, siis mul on vahepeal vaja mõned sokid maha müüa, selleks, et uue lõnga raha saada. Ja see on see, kus hästi paljud ettevõtjad lähevad seda teed, ma olen ise seda väga pikki aastaid käinud, püüdes muuta nii-öelda sokke, aga taustal täpselt sama asja tehes. Ja ilmselgelt siis on nagu alati sokkide kvaliteet on langenud ja mul on tekkinud mingi vastupanu ja trots ja on tekkinud siuke korralik defitsiit ka taustale nii rahaliselt, emotsionaalselt, energeetiliselt. Aga jällegi, kas ma saaksin sellest sulle praegu rääkida, kui ma poleksin tambreid ise läbi koristanud, võib-olla mõned korrad rohkem kui väga vaja oli. Aga nüüd ettevõtja on keegi, kellel on mingisugune visioon. Ja soovitatavalt see visioon on siis nagu suurem kui sina ise.
Ja üks suurimaid erinevuseid siin on just nimelt ikkagi see, et seal on see vahetuskaubavärk, seal on see sild. Ja see sild on siis toode või teenus. Ehk siis nagu, kui me räägime niimoodi, et sinu ettevõte on nagu üks organism, sisuliselt sinu ettevõte on siis nagu mingi kuningriik saarekese peal, on ju. Ja siis seda saarekest ühendab igasuguste mandrite või teistsuguste saarestikega, ühendavad erinevad sillad. Ja need on siis sinu ettevõtte poolt loodavad tooted ja teenused. Ja siis mingisugused inimesed vahetavad seda raha, et siis seda silda kasutada. Nüüd ettevõtja on see tüüp, kes loob kõigepealt selle sisemise organismi, ehk siis loob selle kuningriigi, otsustab ära, teatud mõttes ettevõtja mängib jumalat. Ja siin on väga palju vaja just sellist vastutust, sellepärast et sina otsustad. Jah, meil on mingid üldised reeglid, kui me räägime Eestist, on ju, meil on nagu mingisugused üldised kokku lepitud mängureeglid, äriseadustik, muud võlaõiguslikud seadused. Ehk siis meil on nagu mingid põhimõtted, mida tuleb jälgida, aga muus osas on sul ettevõtjana väga palju mänguruumi. Oleneb jälle sellest valdkonnast, kus sa tegutsed, kus sa opereerid. Seda mänguruumi võib olla vähem, võib olla rohkem, kui sa näiteks oled võib-olla mingis jäigalt normeeritud valdkonnas, meditsiinis või juuras, siis sul on seal vähem sellist, tegelikult ka mul seal on ka väga palju mänguruumi, väga palju ruumi loovusele. Aga sa saad aru, mida ma silmas pean. Et kui sa nüüd kood sokke, on ju, siis seal on sul oluliselt rohkem mänguruumi, kuidas sa saad seda müüa, turundada, pakendada, millist mustrit kasutada, kui siis näiteks siis, kui sa teed mingisuguseid plastilise kirurgia operatsioone. Igal juhul on sul ettevõtjana väga-väga palju sellist mänguruumi, mänguvabadust. Ehk siis teatud mõttes ettevõtja mängib nagu oma kuningriigis kuningat ja või siis teistpidi natuke nagu jumala kompleks, on ju. Sa oled väga palju vabam enda toodete teenuste loomisel, kujundamisel, presenteerimisel, pakendamisel, kõigel turundamisel, hinnastamisel, kui sa arvata võid. Valdavalt piirab siin ikkagi see sama seos, et nagu teised või mingi turukeskmine, mis iganes. Sellest kõigest ma hea meelega räägiks sulle veel lähemalt, sest et mul on see nimekiri, vaata, et kõik need asjad, mida keegi oleks võinud mulle kunagi jagada või mida kõike ma oleks võinud varem teada. Igal juhul lõpetan selle mõtte ära ja siis tulen tagasi sinna, kust ma tegelikult seda alustasin. Et ettevõtjana on see ühest küljest otsustusvabadus on väga palju suurem kui mis tahes muudes rollides. Teisest küljest on palju suurem vastutus. Ja tegelikult see on ka see mäng, kus sa pead kogu aeg silmas pidama midagi suuremat kui sina. Ja kui sa hakkad nüüd kas siis suuremat viljaaeda rajama või siis mingit kuningriiki üles ehitama, siis sa pead mõtlema pikaajaliselt. Ehk siis siin ei päde see, et teen midagi ja siis saan selle eest kohe mingisuguse prääniku, sellepärast et ettevõtjana sa võid nagu vahepeal aasta aega teha nagu väga palju tööd ja siis võib-olla korra mingisuguse toote või teenuse turule tuua, ühe korraga saada pigem võib-olla hästi palju raha ja sellest peab võib-olla jätkuma sul jälle järgmiseks aastaseks perioodiks. Siin on nüüd jälle küsimus selles, et kuidas sa oma äri üles ehitad ja millised on need rahavood, millised on su tooted-teenused. Ja väga tihti tegelikult kipub juhtuma nii, et ettevõtjast saab lihtsalt enda ettevõtte palga töötaja ja siis sinust saab 2 ühes, nii-öelda tegelikult 3 ühes. Orjapidaja, timukas ja ori. Ma arvan, et me tuleme selle juurde, need erinevad mindsetid ja kuidas seal mingisugust muutust looma hakata veel mingi hetk tagasi. Ma ei taha neid videosid hästi pikaks venitada, aga kui me tuleme nüüd tagasi selle kavatsuse või taotluse juurde, püüa hästi objektiivselt vaadata, mida on sinu ettevõte sulle erinevatel etappidel näidanud, mida sa oled saanud kogeda läbi siis edu või ebaedu ja püüa meenutada, et mida sa seda teekonda alustades võisid sinna taignasse sisse segada. Millises kohas sa omadega olid, kas sa olid võib-olla töötu ja võib-olla keegi pakkunud sulle mingit tööd ja siis sa tundsid, et see on ainus võimalus, kuidas hakkama saada. Võib-olla tahtsid sa, see mojitoga ettevõtja elu elada, võib-olla sa alustasid mingisuguse illusiooni või fantaasia najalt, võib-olla vaatasid sa kedagi teist ja sulle tundus, et oota, et aga kui mina teen ka nii, et see teine inimene ei ole niivõrd eriline või et mõni su tuttavatest teeb sama asja ja see tundub nii lihtne, et sina võid ju ka teha.
Või siis võib-olla sa töötasid kusagil palgatööl ja siis sa nägid, et et aga mul on mingi ülemus ja vaata, kui palju raha tema kühveldab ja vaata, kui vähe ta mulle sellest annab. Oi, kui hea oleks tegelikult, ma nii tahaks sinuga rääkida sellest hinnastamisest. Noh, ühesõnaga, väga võimalik, et sul ikka võib-olla sellises palgatöö keskkonnas, kus sa nägid, et näe, minu ülemusel läheb nii hästi ja miks ma peaksin olema ori, minust võib saada ka ju orjapidaja. Ja sa mõtlesid, et davai, et aga nagu mul on siin üks ori kohe käepäralt võtta, see ori on ju mujal juba teisi orjanud, las orjab vähemalt minu enda heaks. Et püüa kuidagi hästi teadlikult pöörata tähelepanu sellele, et mis on see, no nii-öelda, milline kaneel kumab läbi kõigest, mida sa teed, millega su võib-olla see konkreetne ettevõte tegeleb, kui sul on erinevaid ettevõtteid, siis sealt võib kumada läbi väga erinevaid kaneele või maitseaineid. Aga et püüa kindlaks teha, mis on see ja hinnanguvabalt, see on ülioluline. Süüa häbiga paremaks ettevõtjaks või paremaks inimeseks ei saa. Aga püüa hästi objektiivselt kindlaks teha, et mis on see maitseaine, mis kumab läbi sellest, mida sa küpsetad. Ja kas on võimalik, et sinu ettevõtluse teekonnal on mingisugused asjad kordunud, mingisugused olukorrad kordunud. Noh, stiilis, et võib-olla hakkab nagu päris hästi minema ja sa korra nagu tunned, et sihuke teile kõigile, näitasin kohe kätte, näeme kuhugi jõudnud ja siis tuleb mingi crash. Võib-olla mingisugused need kohad, kus sa tegelikult ei täida mingeid antud lubadusi, sellepärast et see on ju hobi nagu come on. Noh, teen siis, kui tahan, teen nii palju, kui tahan. Või siis võib-olla su ettevõte, see miski, see sihuke organism, mis peaks ise kasvama, arenema ja pakkuma sulle ka võimaluse enda elukvaliteeti tõsta, ennast realiseerida, ennast loovalt väljendada. Võimalik, et see on ka miski, mis lihtsalt hoiabki sind nagu nii-öelda ellujäämise spiraalis. Et nagu mitte kunagi ei ole justkui nagu piisavalt, et sa päriselt hästi elama saaksid hakata. Mis kumab läbi sinu ettevõtmisest? Kliendid on siin ka tegelikult päris heaks peegliks. Aga mis sealt läbi kumab ja millist kogemust on sul võimalik kogu aeg korrata? Ilmselgelt sa siit juba võid oletada, et me töörime sinna, et selleks, et midagi muutuks, ei ole vaja mitte ainult muuta kõike seda välist, kõike seda, mida sul on ettevõtluse, müügiturunduse koolitustel hästi palju õpetatud. Noh, küsimus ei ole niivõrd tehnikas, küsimus ei ole ka selles, et kui palju sa midagi teed, vaid küsimus on pigem nagu selles, et mis on see mingisugune seeme, mis on see maitseaine, mis on see kogemus, mida sinu ettevõte aitab sul ettevõtjana läbi teha. Noh, et stiilis, et kui sul on taustal mingisugune kurb lugu, et vahet ei ole, kui palju ma teen ja pingutan ja panustan, mitte keegi ei hinda seda või kellelgi pole vaja seda, mida ma teen, siis sinu ettevõte, sinu kogemus ettevõtjana saab kogu aeg olema sama. See pakub sulle võimalust kogu aeg seda tuttavat valu või seda tuttavat kogemust läbi kogeda. Mis tähendab seda, et mis on see, mida sina oled tõenäoliselt täiesti ebateadlikult taimesse seganud. Ja kui nüüd tuvastada see maitseaine või siis see seeme, mille sa oled hooletult mulda visanud, siis tea, et see ei ole see, kus on nagu mäng läbi või noh, nüüd nii on. Et tegelikult, kui sa nagu kunagi oled võib-olla külvanud ka midagi, mida sa nagu väga kasvatada ei taha, siis alustuseks sa saad selle sealt välja tõmmata. Sa saad mitte enam järgmine aasta seda külvata. Sa saad selle võib-olla ka nagu, kui me räägime mingist puutsast, välja kaevata ja võib-olla kellelegi teisele anda. Kui me räägime taignast, siis ilmselgelt iga taigen saab ühel hetkel otsa ja iga taigent on võimalik lahjendada, on võimalik ümber maitsestada. Ehk siis need asjad ei ole kivisse raiutud, küll aga kui see vähegi kõnetas sind, siis ma oleks täiega tänulik, kui sa jagaksid muga natuke mingisugust tagasisidet ja võib-olla nagu kuidagi jagaksid muga ka mingeid enda mõtteid, et mis on sinu jaoks oluline, millest võiks kuidagi veel rääkida ja kas see võiks luua sulle väärtust, kui ma siis jagaksin seda pikka nimekirja, et mida oleks võinud keegi öelda nooremale minale, mis oleks lisaks suurele hulgale rahale säästnud mind ka väga suurest hulgast kannatustest. Aga jällegi, kes seda teab, kuhu see teekond oleks siis välja viinud.